Villapai tegeleb Eesti maalambalõngast kudumite tootmise ja turustamisega. Ja Eesti maalammas on selline eriline Eesti lambatõug, mis on tõenäoliselt üks eestlaste vanimaid koduloom ja ta on selline eriline just oma villaomaduste poolest. Ja kuna neid kasvatatakse Eestis ja Eestis suurtest poodidest ja lõngavabrikutes ei müüda Eesti lambavilla üldse, siis oli Villapai valik hakata tegema sellest villast lõnga. Ja me toodame siis kudumeid alates laste sünnist kuni 5.–6. eluaastani. Vaikselt kasvatame kogu aeg seda suurusjärku. Lisaks Villapaile tegeleme me väga paljude ökokaupade maale toomisega ja põhiliselt siis just Eesti väiketootjate ökokaupade turustamisega, mis siis peamiselt on suunatud väikelastele, beebidele, rasedatele, aga vaikselt meil see valik laieneb kogu aeg. Ja meil on alati valikus peamiselt Eesti tootjad, et see on just see meie kogukonna kodumaise toetamine, et kui me saame valida eestimaise alternatiivid, siis me välismaalt kaupa ei telli. Meie üks peamisi põhimõtteid oli see, et kõik need kaubad, mida me toodame, maale toome ja müüme, oleksid siis mingil määral kas ökoloogilised, keskkonnasõbralikud, loodussõbralikud või kogukonnasõbralikud. Ehk siis, et me eelistame alati toodet, mis on tehtud kas loodussõbralikust toorainest, ja tore on, kui tal on ökosertifikaat, aga me selles suhtes ei ole tumerohelised, et kui me näeme tõesti, et siin kohalik puussepp teeb kodumaisest puidust mänguasja, siis me leiame, et on mõistlikum müüa seda, kui tellida Saksamaalt ökosertifikaadiga mänguasi. Et me selliseid valikuid iga toote puhul teeme eraldi, kuna me oleme nii väike ettevõte, siis me lihtsalt, kui me näeme või keegi pakub meile midagi, siis me saame selle otsuse alati kiiresti ja jooksvalt teha. Et isegi meil on praegu sees mõned asjad, mõned puuvillased riided, mis ei ole sellest ökopuuvillast, orgaanilisest puuvillast, aga kui me teame, et nad on näiteks kas taaskasutatud materjalist või on kangad värvitud ökosertifikaadiga värvidega, nad on õmmeldud Eestis, et siis ma arvan, et see on juba niigi üks või kaks sammu maailma parandamise poole, et vähemalt ma tean, et neid riideid ei õmble kuskil Aasias väikesed lapsed. Näiteks meie enda kaubamärk Villapai on selles suhtes just vastutustundlik nii kogukonna kui loodusressursside suhtes, et kogu meie tootmine toimub siinsamas Eestis. Et lisaks sellele, et lambad jooksevad vabas looduses ringi ja see kõik on puhtast loodusest ja kemikaalidega kaupa ei ole töödeldud, siis lisaks sellele kogu selle tootmise taga ja kõik need summad, mis seal liiguvad, see kõik jääb Eestisse, et jääb lambakasvatajatele, jääb villavabrikusse ja jääb Eesti kudujatele. Et sama näiteks lambanahkadega, et enamus Eestis müüdavatest lambanahku on ikkagi kemikaalidega pargitud ja on küll ka käsitsi pargitud nahku, need on tõesti väga eksklusiivsed ja kallid. Et on võimalik ka tuua Uus-Meremaalt täiesti ökoloogilised lambanahad, mis on väga ökoloogilistel viisidel pargitud. Aga samas, kui see on lennukiga toodud Uus-Meremaalt Eestisse, siis tuleb mõelda, et kui palju selle peale on kulunud kütust ja transporti. Oma koostööpartnereid, et üldiselt me püüame valida neid inimesi, kelle puhul me esiteks teame ja näeme, et nad siis tõesti ise toodavad seda asja või siis, et me näeme, et see on puhtast toorainest. Ja samuti me väldime ka koostööd partneritega, kelle puhul nende usaldusväärsus on kaheldav. Et näiteks me soovisime rentida ruume siin kuskil pool aastat tagasi ja me olime leidnud väga toredad ruumid ja oli plaan võtta üks rendipaik ära ja seda ettevõtet guugeldades ilmnes, et selle ettevõtja taust ei ole väga puhas ja me otsustasime, et me loobume koostööst. Villapai püüab oma kliente võimalikult palju harida siis erinevate meediumite vahendusel, et kas uudiskirjades ja meil on ka suhteliselt põhjalikud tootekirjeldused oma kodulehel ja Facebooki lehel ja me püüame ka alati me käime väga paljudel üritustel väljas ja meil käib käsikäes selline müügitöö ja lisaks ka toodete tutvustus ja selle maailmavaate tutvustus. Villapail on olemas ka tutvustav selline
flyer, kus me siis räägime mitte ainult sellest, et me oleme hästi toredad ja ostke meilt, vaid ka sellest meie ettevõtte põhimõttest, nendest materjalidest, millest meie lasteriided näiteks koosnevad ja miks on hea just toetada neid ettevõtteid ja osta neid tooteid. Viljapai sai alguse ikkagi mõttest, et me loome endale sellise töökeskkonna ja sellise äri, et kui meil tuli idee hakata tootma viljapaid, et looks sellise keskkonna, kus me ise tahaks osta ja mis oleks nagu vastaks meie vajadustele. Ja seda me oleme kogu aeg silmas pidanud. Ja kui ma olen nagu päriselus aus inimene ja ei valeta oma naabritele, oma sõpradele, oma sugulastele, ma ei saa seda teha ka oma klientidele.